aitab küll nendest uudistest. Eetris on koomikud ja küsimused. See on saade, kus punkte saab nii õige vastuse kui naljaka mõttekäigu eest. Alustame. Minu nimi on Kaspar Kikerpill ja minu kõrval nagu ikka küsimuste meister Karl-Alari Varma. Ja nagu igas saates meil on siin 2 tiimi. Punase tiimi kapten on Sander Eigus. Sander, kellega sina täna diivanit jagad? Mul on hea meel öelda, minu kõrval istub minu sõber, muusik, moeikoon ja Eesti levimuusika lõpuboss Sünne Valtri. Ja punase tiimi vastas on muidugi sinine tiim, sinise tiimi kapten Mikael Meema. Mikael, ikka jälle, keegi on kaasas? Minu kõrval on meesnäitleja, üks Eesti paremaid meesnäitlejad, kui mitte parim, Reimo Sagor. Ma mõtlesin, et ma ütlen, et vali nüüd hoolikalt sõnu, aga valisid hoolikalt. Tuli täitsa välja, ma nägin seda pinget, mis ta peas oli. Nii, aga Sünne ja Reimo, teil on mõlemal äärmiselt äratuntavad näod, te olete kõigile teada tuntud. Kindlasti on teil olnud juhtumeid, kus teid ära tuntakse, aga võib-olla tekitab see hoopis mõnema põneva loo, mida te meiega äkki jagate. No ma arvan, et võib-olla kohati minu jaoks üks piinlikumaid oli see, kui käisin mina Tallinnas. Ükskord ammu tulin ühelt olemiselt ära lõbusamana kui täna. Ja siis ma tellisin endale takso ja tuli järgi üks meesterahvas, siuke pikemate juustega. See kõlab väga isiklikuks looks. Ja istun mina siis taksosse ja siis ta absoluutselt ta mulle tähelepanu ei pööranud. On seal roolis kinni niimoodi, ütleb, et noh, näen küll, kes tellis. Siin küll täna ühtegi pidu ei ole, kust tuled nii vara? Ja siis ma pidin ootama, kuni ta mind siis umbes 40 minutit läbi igasuguste teede Keilasse viis. Nii, aga Reimo, mis lugu sul? Saad selle võttis üks päev Sünne taksoga peale, kui jutad pilti. Võiks see nii alustada, eks? Ei, minul on nii, et ega mu nime kummalisel kombel, mis minu arvates ei ole üldse nii keeruline, ei suuda üldse väga paljud inimesed ka õigesti välja öelda. Küll öeldakse sagar, sagur, sogar, sigar, igat pidi. Aga üks lugu mul tuleb meelde küll, et me olime sõpradega väljas Haapsalus. Tundsime ka ennast lõbusalt. On ju, mõnikord kohe on. Ja siis aga üks tüdruk, kes tundis ennast vist kõige lõbusamalt, tuli siis järsku sinna laua juurde, ütles, ma tean sind! Ja siis mina muidugi hakkasin punastama, mingi hakkab pihta, sõbrad kõik naeravad. Ma tean sind! Sa oled see Jarmo! Kõik naeravad, mina ei saa aru. Siinkohal tervitan oma kursavenda Jarmo Reha. Saate osalistega on tutvus tehtud. Ma arvan, et siinkohal lähme esimese küsimuse juurde. Lähme. Ja minu esimene küsimus on see, et mida tehakse Kanadas üleannetute jääkarudega? No nii, Mikael ja Reimo, mis te arvate? Kui ma nüüd niimoodi mõtleksin ja paneksin ennast jääkaru rolli, siis milleks sa oled võimeline? Jah, siis ilmselt, mis on see, mida ma kõige rohkem kardaksin jääkaruna, on ikkagi ju kuumus. Siis nad ilmselt panevad nad sauna. Sauna? See kõlab nagu mingi uus Rannamaja spin-off. Kõige üleannetum läheb sauna. Väga soe vastus, aga mitte õige. Aga õigel teen, et kuhugi nad pannakse? No teine pakkumine oleks minu poolt konservi. Uubigi jääkaru fännid on kohal. Nii, aga Sander, Sünne, mis te arvate?
no ma arvan, et me peaksime kõigepealt defineerima, mis on üleannetu. See Kanadas üleannetu tähendab siis seda, et kui ta tuleb põhimõtteliselt inimeste elamurajoonidesse või niimoodi, et oma alalt välja põhimõtteliselt siis... Talle näidatakse Eesti loomaaia mingit videot. Ja näidatakse pildi peal on Mati Kaal. Ja, seda tahad või? See on korralik õppevideo, võtame seda kui ÜKT-d. Ja meie pakkumine kindlalt näidatakse videot Eestimaast. Mis lugu selle video taustal käiks? Fixi tsirkus. Kui ta on peal suudel. Õiget vastu siit poolt veel ei tulnud küll, aga see ühiskondlikult kasulik töö, mis korra läbi käis, on üsna lähedal. Oota, mis ta pannakse siis jõuluvana rakendisse või? Vot seda ma tahan näha, kui jõuluvana Sarved pähe, tee nüüd põdra nägu, kurat! Kui see on ühiskondlik kasulik, mis moodi? Neid pannakse merest äkki prügikala korjama näiteks. See oleks väga kasulik. See oleks tore, aga... Lähme dresseerima. Ühesõnaga, Karl, mis on siis õige vastus? Õige vastus on see, et nad pannakse jääkarude vanglasse. Ja on ehitatud eraldi vangla jääkarude jaoks, mida laiendati eelmisel aastal. Pandi rohkem konge juurde. Kuni 30 päeva vangistust ja siis lastakse nagu... Aga saad sa aru, et jääkaru kavaldas inimese üle just? Ta tuli linna toitu otsima, siis neil on ei. Nüüd me viime sind ühte majja, kus me toidame sind iga päev. Ega nad ei näljuta neid, see oleks ju ebainimlik. Ma arvan, et on normi toidu peal seal. Ma arvan, et kui mul siin hästi läheb, ma lähen Rootsi sama tegema. Lähme järgmise küsimuse juurde. Lähme. Erno Ruubik leiutas... Ruubiku kuubiku. Jah, õige, väga hea. Kaua läks Erno Ruubikul selle Ruubiku kuubiku lahendamine esimest korda? Kui kaua tal aega läks? Miikael Reimo, kuidas teil Ruubiku kuubikutega on? No, pimesi ühe käe peal. Meil on õnneks kohal üks. Ei, mul on vigastus on hetkel, et... Väga hea, sest mul tegelikult ei ole. Nagu kui mina oleksin see kuubiku looja, siis ma ju... Mismoodi ta siis hakkas seda tegema? Tegi niimoodi, et kõik ruudud erinevad. Ei, sa teed ju kõik värvid ühe külje ühtemoodi, teise külje teistmoodi ja ongi valmis see kuubik. Seal ongi midagi lahendada. Toode oli valmis, aga ta selle segamini ja proovis siis selle kokku panna. See ei tähenda ju, et kui ta selle leiutas, et ta selle lahendamisel ise väga osav kohe oli, eks ole. Täpselt. No, mis see keskmine siuke aeg võib olla siis Ruubiku kuubikul, et noh, mingi 4 päeva või... Nagu see esimest korda. No ma ei tea, pakume siis mingi suvanumbri või kuidas me selle lahendame? Ütlen number ja ma ütlen ühik. 8. Päeva. 8 päeva. Ei ole 8 päeva õige. Sandri Sünne, mis teie Vaat, ma nüüd õpetan sulle selle mängu kohta ühe asja, mida nad sulle enne ei rääkinud. Nii. Palun vihjet. Aega läks rohkem. Ma ei tea, kaua sulle esimest korda. Kas sa oled Ruubiku kokku saanud? Jah. Okei. Ma küll elus ei ole. Metoodikat tahad ka teada? No seda, et ma kleepsud ära võtan ja seda ma oskan. Ei, no ma pigem läksin vihaseks, viskasin ta puruks ja panin kokku nii, kui tahtsin. No näed, ehk siis see ongi meie pakkumine 22. päeval. Erno lõi kuubiku peaga puruks ja pani õiget pidi kokku tagasi. Lähemal. Õige vastus on 6 aega. Ta läks alguses 6 aega ja siis ta sai aru, et okei, siin on midagi. Siis ta mõtles mingid algoritmid välja, mis on kogu Ruubiku kuubiku. See süsteem ongi, inimesed mõtlevad uusi algoritme välja, kui ehk kiirem on kokku panna. Ja nüüd ta, oli minut, ma ei tea, mis need praegu rekordid on. Nii, Karl, aga küsi veel midagi. Mina olen suur gravitatsioonifänn. Miks? Sest see mõjutab mind liiga palju. Ja ma tahan, et seda oleks vähem maailmas. Ja siis NASA on minuga sama meelt. Nad uurivad hetkel gravitatsioonilisi anomaaliaid. Ja ma olen ka seal uuringus sees ja... Ei, tegelikult. Selleks, et uurida gravitatsioonilisi anomaaliaid, NASA saatis 2 sellist satelliiti ülesse kosmosesse, mille ainukene ülesanne on 11 jälitada. Mis on nende satelliitide nimed? No selles mõttes, et nagu ikka ma küsin oma külaliste käest alati, et mis on nende top 3 huvi, enne kui me alustame.
ja ta ütles 4 ja 4. oli multikad kassidest ja hiirtest ja sellepärast ju ilmselgelt õige vastus on Tom ja Jerry. õige vastus on Tom ja ma tahtsin Jerry. vahele karjuda, aga ma ei hakanud. nagu lipsti. Ja te võite NASA-sse tööle minna küll. Mõte on nagu õigesti. Nii, aga teeme järgmise küsimuse. Teeme. Millise riigi hümnidel pole sõnu? On 4 riiki, mille riigi hümnil pole sõnu. No ilmselgelt need peavad olema ka riigid, kus ei räägita. ma selle nurga alt isegi ei osanud mõelda. Need on mingisugused Vaikse ookeani riigid. Mitu riiki neid oli? 4. Ma pean kohe üles tunnistama, et ma ei ole kunagi käinud üheski riigis, kus ei räägita midagi. Ma arvan, et meil oleks ka võib-olla kõigepealt targem, et mitte kellelegi ülekohut teha, siis äkki öelda üks riik Aafrikast, üks siis kuskilt sealt Ameerika kummastki, siis midagi Euroopast ja siis valime võib-olla sealt Okeaania juurest juurde veel 4. Vali üks Aafrika riik. Lõuna-Aafrika äkki, vabariik, sest et kui seal oli see valgete võim ja mustad tulid peale, tühistasid uuesti asja ära, nüüd võib-olla muusika jäi, sest nad ei osanud seda kuidagi järgi teha ja siis nad olid mingi ja võtke sõnad ära, muss on hea. Ja Ameerikast ma arvan, ilmselgelt Ecuador. Muidugi, see on täiesti loogiline. Aga neil on ju see Ecuador. ja Okeaaniast mõistagi. No Austraalia on ju sündinud vangidest, on ju, et vaevalt, et nad üldse mingid laulsid, võib-olla, ma ei tea, peksid kive seal. Ümisesid rohkem. See on Austraalia hümn selles. Ja siis Euroopast jääb Läti. Ma võin öelda nii palju, et see on kõige pikem vale vastus, mis meil kunagi olnud on. Isegi mitte lähedal. Aga see oli võrdne erinevate kontinentide osas. Ei, no kui me kasutaks samasugust taktikat, siis me võiks meil maailma riigid läbi käia ja öelda, et ei, see ei sobi, seal ei ole, seal räägivad, seal liiguvad. Võin öelda, et kõik need riigid asuvad Euroopas. Okei. Nüüd publikust tuli õige vastus. Hispaania. Õige vastus on Hispaania, Ma juhin tähelepanu, et Hispaania ei ole 4 riiki. Ei, neid on ka teisi. Me saime rohkem pihta kui teie praegu. Väga õige, väga õige. Sa ei tea, Läti võis suht lähedal olla. Ja kes ülejäänud 3 on? Fääri saared? Riigid, millel hümnidel sõnad puuduvad, on Hispaania, Bosnia-Hertsegoviina, San Marino ja Kosovo. Kas nad ise ka kuidagi põhjendavad seda? Lihtsalt ei olnud vaja. Lihtsalt viis, et siuke bänger, vaata. Nüüd teeme hoopis sellise mängu, et Karl loeb meile ette laulude kirjelduse. Ma olen võtnud tuntud Eesti laulud, olen vaadanud, mis oli siis see sõnum seal lüürika sees ja ma olen pannud kokku selle loo, millest see laul räägib ja ma loen teile selle ette ja teie peate mulle lihtsalt ütlema, mis lauluga on tegu. See on siis kiirtule peale, jah? Just nii, et kes esimesena ära arvab, see saab ka siis punkti. See tundub väga huvitav, et see, et kus mul on näitleja kõrval ja Sandril on muusik. Meil on mingi lauluvoor üllataval ja seda teatrivooru nagu ei olegi täna. Aga mõneti võiks öelda, et Reimol on ka muusik kõrval. Me oleme kõik näinud ju, kuidas see natuke... Ja kitarri mängid. Sünne juures hakkad sellised asju ütlema. Ei, ära muretse, minuni ei ole see jõudnud, mis sa teinud oled. Põhjusega. See on üks suur mõnitamine siin praegu. Nii, aga alustame. Üksikus majast on kuulda kahtlaseid hääli. Selgusetuks on jäänud kas tegemist mõne illegaalset territooriumil viibiva rändajaga või hoopis majas kummitab. Käivad sähvatused eri värvispektris, mida on raske seletada. Mälestused sellest majast ja sealsest toimunust on pikaajaliselt jäädavad ja tekitavad õudusunenägusid. Põhiliselt ikkagi keskendutakse nendele türkiis karva sähvatustele. Gunnar Graps. Ja lugu. Valgus. Õige valgus, jah. On küll. Gunnar Graps valgus. Kuidas me punktid anname? Meile. Mina oleks ma tahtsin pakkuda Põdral maja metsas sees, aga okei. Aga ta ei pakkunud. Aga ma ei pakkunud, nii et... Ma saan aru, Miikal, miks sa olid mures. Aga teeme järgmise.
Nädalavahetusel on mindud loodust nautima. Uudistatakse lähedalt kaski ja kuulatakse käolaulu. Minnakse tantsima ja tiirutatakse ringi kohaliku naisega keset põldu. Saaremaa valss. Õige vastus on Saaremaa valss. Väga hästi, väga hästi. Mis oli see koht, mis kohe ära ütles? Oli midagi... No see, kui ta Saaremaa valsist rääkis. Nii, 3. ja ühtlasi viimane. Meie lugu algab auto tagaistmel, kus natuke hella peaga peategelane rõõmustab, et ta ise roolis ei ole. Onu Bella, Fiat. Ei ole veel õiget kuulnud. Smilers, mina, Pets, Margus, Priit, midagi. Ei ole veel õiget kuulnud. Jätkame. Nii. Selle asemel oli seal üks neiu, kellega koos oldi nauditud ka maiseid rõõme. On jälle aeg. Aga õiget vastust ei ole veel kuulnud. Kas Koit on kunagi vale vastus? Tegelikult. Ma ei tea endiselt, kas oli laul või esitaja. Mõlemal juhul vale. Okei. Peategelane meenutab muud õhtul toimunut. Esmalt meenub sünnipäevapidu, milles sai kõvasti vägijooki tarbittud. Ma võtsin viin, Onu Bella. Ja punktid punasele tiimile. Nii, Karl, aga lähme edasi järgmise küsimusega. Austraalias on illegaalne omada seda ainet korraga 50 kilo. Noh, üle 50 kilo. Mis ainega on tegu? Ma hakkasin mõtlema, et see on nagu Maximas, ma ei tea, kas siiani on reegel, mitu liitrit piima sa võid osta. Ma ei ole sellisesse Maximasse sattunud, aga ma ei ole ka kõige suurem piimavasikas võib-olla. Kas see on nagu sama brändi piima või nagu üldse kokku? Ei, nagu üldiselt. Aga Austraalia juurde tulles, siis ma ei tea, kui ta pidi, kas... Känguruliha äkki või? On see aine või? Võib-olla jahvatatud kängurulihas. Väga konkreetselt jahvatatud ja 50 kilo. Jaa, no seal on vist see, ma olen kuulnud küll, et känguru tapmine või nii-öelda allaajamine isegi autoga on ebaseaduslik ja sellest võib väga suur pahandusi tulla, et kui sa selle veel pulbriks teed ja mul ninna tõmbad, no muidugi ei pea ninna tõmbama jumala eest. Aga see tuli väga loomulikult sulle kuidagi. Väga kiirelt jõudsime sinna. Jaa, mul on siin publikus isegi üks sõber, kes... Oot, ära nüüd, kes on mulle Austraaliast jahvatatud kängurliha toonud. Ma ei tea, känguru kõlab isest nagu mõistliku pakkumisena. No selles nende seadusandlus on, vaat meist nagu ajast ees ka, vaat täpselt nagu sa ütlesid, neil on nagu keelatud känguru autoga alla ajada. Vaat Eestis tuleks kohe politsei kohale. Oli Elkur tal? Elkurit pole, mis kuradi lapsetool, see on... Tuled põlesid ikka. Nii, aga Miikael ja Reimo, jääte känguru juurde. Me jääme kuskile känguru lähedusse, ma arvan. Jääte känguru kanti. Et me kategooria... Meresool. Känguru kandis. Meresool, känguru mõlemal juhul ei ole õige vastus. Aga Sander Sünne, mis mõtted pähe tulevad, kui mõtleme Austraalia peale, mõtleme, et 50 kilo on lubatud, aga üle selle mitte? Ega ei tule mõtteid kohe pähe. Seda ainet küll on läbi sajandite arvatud, et see on potentsi tõstja. Seda asja võib saada ka Eestist. Põdrakanep. Kokaiin! Ei, ma tahtsin vist öelda, et see on parem pakkumine, sest vastusküsimus, seda võib saada ka Eestist. Minu oma oleks olnud AIDS. Nii et 50 kilo. Jääme põdrakanepi juurde. Esimest korda vahele jääd on 2000 Austraalia dollarit trahv. Teist korda jääd vahel on $5000 trahv ja nii edasi. Aga kinni ei pandagi? Ei. Ma pakun, et isegi ära ei võeta käest. Oi. Aga võib-olla riik siis jagab seda ainet tasuta, et selle pealt raha teenida siis nii-öelda. Oi, kui vaid oleks nii. Eestis on proovitud. Jah, Eestis on seda tasuta ära antud küll. Mida on Eestis tasuta? Kartul ja küttepuud, nii et... Õige vastus on... Kartul. Oota, kartul tõstab potentsi või? Jaa, aastasadu arvati, et kartul on suur mulle potentsi. meeldib, kuidas üks daam publikust oli Ja see potents oli ainult toores kartul. Ja, et sa pidid seda nagu... Jah, ehk siis, kui sul naine kartuli veits alla keedab, võta vihjest kinni.
selline inseneri küsimus kõigile. Nii. Mis teeb laeva propelleritele kõige rohkem kahju? Väga kehva insener. See kõlab isegi piisavalt loogiliselt. Muidugi. On meil mõni mõte? Mis satub propelleri vahele palju? Vett. Ja, aga nad eeldavad, et vesi on seal. Ja nad oskavad kaitsta ennast vee eest. On see mõni elusolend? Ei. On see elutu olend? Sa mõtled, et Ei. ma saan aru, et mõte oli surnud hüljes või kilpkonna lihtsalt No siis on ju, vastus on ilmselge merekarbid. Vale vastus. Küsimus oli ka abstraktne, et mis talle kahju teeb. Jah. Noh, globaalne soojenemine, lihtsalt nagu emotsionaalselt, kui ta pöörleb seal laeva taga. Nagu. Vangis jääkarud. Ja see, et Teur ei võitnud selgelt nägete tuleproovi, siin on palju asju. Millest propeller hoolib? Yeah. Füüsiline kahju. No öelnud kohe. Okay. Need asjad tekitavad vagusi sinna propelleri sisse. Jah. Nii. Ma tean, sul on see keele peal, ütle ära. Ma neelasin alla juba. Õige vastus saab olla vahepeal keele peal. Või nii? Nii. Aga kui me mõtleme mõlemad korraks, mis tunne on propeller oli. Mõtleme siis propelleri peal, jah. Me siis läheme karakterisse juurde. Aga ma mõtlen propeller, mis kahjustab, tekitab talle vagusid, see on siis ilmselgelt meres, kui ta käib, sõidab oma teekonnal. Ja, sa oled nii õigel teel, lihtsalt ütle ära seda. Ja siis läheb ja tuleb. Ja läheb. Sinna tegib rada midagi. Rada midagi. Mulle. Mullid on õige vastus. Suurepärane. Ma siit küsiks edasi tegelikult mullide kohta. No aga küsi ühe korra veel mullide kohta. Sest need on lõbusad. Milline on kõige suurem mull maailmas? Mis on olnud kõige suurem mull? Süvariik. No meil on kinnisvaramull, krüptomull. Meediamull. Te olete juba veidi lähemal olnud. Te olete õigel teel. Internetimull. Ei ole õige vastus. See oli see Wall Streeti mull mingi. Ma võin öelda, et see oli aastal 1630. No siis muidugi. See vana aja 1630 mull. Aga ta on seotud majanduslike teguritega. Jaa, see oli ühe lillega seotud. See. Mis lilled meil on? Nelgid, roosid, mis meil veel võtta on? Tulbimull või? Õige vastus on 1630. aasta Hollandi tulbimull. Üle 20 korra hinnad tõusid niimoodi, et sa said kuskil 3 tulbi sibula eest said siis osta maja põhimõtteliselt. Ja siis hinnad 99% kukkusid krahvis. Vaat see on alati, mis ma oma vanematele ütlen, vaata. Sa said kuradi 3 tulbi sibulaga maja osta, ole vaite. Ma ei saa laenugi. Nii, Karl, aga ma arvan, et on aeg teha meie tänase õhtu viimane küsimus. No teeme ühe rõõmsa küsimuse lõpuks. Jälle midagi Sandrile või? Sest et kõik on Sandri poole kaldu. Eesti muusika, rõõmsad küsimused. Kas keegi depressioonist ja ühistranspordi parmudest? Okei. Midagi minu huvide kohta äkki. Lähme. Teeme siis ühe depressiooni küsimuse. Kui Suurbritannias vahetati paratsetamool lahtisest purgist individuaalselt pakendatud karpidesse, langes sihilik üledooside arv 43%. Mis põhjusel? Vanasti oli Suurbritannias niimoodi, et kõik oli ühes topsis, nagu mõned vitamiinid tee lahti. See ongi põhjus. Ta räägib, nagu ta teaks. Sa ei saanud enam seda kurku kallata omale lihtsalt niimoodi. Täpselt, see on kõige vastus. Väga tubli. Inimesed ei viitsinud enam nagu ükshaaval neid pakenditest välja võtta. See on see klassikaline laiskus lihtsalt. Pakkuge veel mingeid enesetapu küsimusi. Arvad, et me ei tea või? Teeme siin ka välkvooru või?
tundub, et siin on neid depressiivseid küsimusi veel vaja. Olete omas vees. Teeme veel. Mõtleme siis selle peale, et me ju kõik teame, mis värvi on armastus. Aga mis värvi on universum? No, jaa, sõltub universumist, eks ole. Mina mõtlen ikka niimoodi, et kui hästi zoomida välja, siis ta on ikkagi valge. Või sinakas. mulle meeldis see spektrumi vahel. Valge kuni sinine, mis seal vahele jääb nagu enam? Hele sinine! Sa tuled selle värvi tabeliga lihtsalt, kõik, mis siia vahele jääb. Ei ole siit veel. Õige. Aga Sander, Sünne, mis värvi võib olla universum? Kas see mingi trikiga küsimus või? Ei ole, küsime konkreetset värvi. Teadlased on kindlaks teinud. Sellel on oma nimi ka pandud. Universaal värv. Kaval, aga ei ole õige. Aga mulle meeldib ka see loogika, et ta on mingi tähed või planeedid, ta peaks ikkagi nagu ere olema, ei või? Ta on igat värvi. No kui sa paned iga värvi kokku. Vikerkaar. Ei, no kui sa paned kõik värvid kokku, tuleb alati pruun. Üpriski õige. Õige vastus on beige. Paneme väikse tüki punkti. Õige vastus on kosmiline latte. On selle, ehk siis beige, et selle nimi on pandud kosmiline latte. No kohvi on pruun või beige, oleneb kui palju sa piima juurde paned täpselt. Nii et sellepärast ma olin ka nõus punkti andma. Mina näen maailma kohvitoonides. Karl, aga ma arvan, nüüd on see hetk, kus välja kuulutada tänase saate võitja. Okei. Mulle meeldib su initsiatiiv. See, tunne, sul on võitja tunne, aga ma panen teise saate peale. Tegelikult tal oli kehakeel väga õige, sest võitja teeb üks, sa tegid, ma olen teine. Nüüd ma tean. Aga see on ka täiesti õigesti tehtud, sest tegelikult meie tänane võitja on punane tiim. Teeme suure aplausi Sander Õigus ja Sünne Valtri. Teeme ühtlasi suure aplausi Miikal Meemaa ja Reimo Sagor. Suur aitäh meie küsimuste meistrile Karl Alari Varma. Minu nimi on Kaspar Kikervill. Aitäh, et vaatasite ja kena õhtut teile. Ma sean tulemuse kahtluse alla, sest et mul on tunne, et siin on midagi ikka susserdati ära, tead. Jaa, me andsime sulle vale kaaslase. Ma ei ütleks, et põhjus on siin, ma arvan, et põhjus on selle kummalise paberi. Nüüd sa tahad veel vähem punkti saada, see on huvitav taktika.